Hei, esmaspäev ja kell on 4:13. Olen siin Otepää kandis, tõin Otepääle kaupa, mitte nagu iga esmaspäev, aga siin kuus 1-2 korda ikka vähemalt pean käima Otepääle ka kaupa tooma ja siis öeldi, et mine käi, võta üks see mobiilne õllelett peale ja nüüd ma olen siin juba tund aega ja 15 minutit lihtsalt oodanud. Et jah, proovid nagu teha nagu sellist nagu heategu, et mis see mul siis korra nagu läbi hüpata on, et ma olen niikuinii siin kandis ja suht pooltühjalt sõidab kaubik tagasi ainult taaraga, et muidugi jaa, lähen võtan peale, aga näed, ikka keeratakse. Ma ei ütleks, et nüüd siin nagu need inimesed süüdi on, aga lihtsalt kuidagi elu ise ikka kuidagi nagu tahab ikkagi seda sõna siis öelda või nagu seda, et heategu ei jää nagu karistuseta või tehakse sulle väike teene vastu, siis kuidas siis öelda? Tehakse sulle väike teene vastu ja siis ise pead palju suurema teene nagu vastu tegema, et see on natuke nagu, ma ei viitsi nagu väga detailidesse laskuda või no tegelikult ma võin, selles mõttes tegelikult ma ei hakka, vahet ei ole, aga igal juhul jaa. Võib-olla paistab välja ka, aga ma olen räigelt nördinud, et ma olen juba tund ja 15 minutit lihtsalt passinud iga minutiga järjest rohkem nagu mõtled, et kohe jõuavad, et ma kuskilt sealt poole tee pealt vist praegu seal tolmu tuleb, et sealt vist tulebki keegi, aga et oledki nagu passinud, et siis kuskil seal poole kruusa tee peal saad vastu, et siis hakka tagasi tulema, et siis nagu ootad ja lõpus sa oledki nii kaua oodanud, et sa juba peadki jääma edasi ootama ja üli ebamugav olukord, aga noh, õnneks nüüd vist tulevad ja saab liikuma, aga nagu naksti. Sain lõpuks siis, kui sealt tuli, sain Otepäält tulema ja olengi nüüd juba kontoris ja nii. Nädalavahetusel reedel, kui näiteks te trihpapis.com lehelt reedel tellite ja tellite nimesilti, siis paraku nimesildi ma saan teha teile siis alles esmaspäevaks. Siin on mul Heiko, Juss ja Mister Lauri. Et paraku see, kes mulle neid kleepse teeb, ta nädalavahetustel ei tööta. Jah, ja siis ma nimesildi saan alles esmaspäeval hakata tegema. Seega jah, reedel siis nii-öelda, kes tellivad, peavad natuke pikemalt ootama. Aga jaa, päris palju tellimus oli ka nädalavahetusel tulnud. Teen need kõik ära, pakin ära ja siis saabki koju minna. Mari oli täna hoopis kodukontoris, seega söök ootab mind, et väga hea. Näed siin veel rihmad ootavad teid. Igasugu asju on veel, nii et minge vaadake trihpapis.com ja ega ei ole midagi. Panen endal siin selle kõlliga on ka hea asi see, et see on Mari-Liisil Austraaliast ostetud ja see, kas ta sai liiva või mingi kahjustus tal on ja siis ta krõbiseb ja siis on vana hea käega mats ja siis vahepeal läheb see krabin ära, aga mul ei ole siin mingit muud süsteemi ka, nii-öelda see telefoni enda kõlariga muusika on suht kehva, et siis ma ennem kuulan natuke seda krõbisevat ja vahepeal patsutan, läheb paremaks ja mis ma ikka siin ringi kõnnin ja nina nokin ja mitte kaamerasse vaatan ja vaatan kaamerasse ja hakkame neid nimesilte tegema. Siin ma olen nüüd kell 1 öösel läbi juba nagu jõuluvana, hakkan pakikesi teele panema ja paneme siis need erinevad pakid kõik teele. Seal on üks pool viltu siin natuke, tead, see imelik Jaani, mitte Jaani tuli, aga ilutulestik
kujuga. Siis need pean veel sinna üle teipima. Ja üks oli veel täitsa jõuluvana. Et pakime ära ja teisipäev õhtu. Kas paistab? Igast ajast kell on 10 saamas ja tahtsin siis jagada paar sellist elunippi nii-öelda siis. Üks on siis see, et ma pärast teen. Ma pärast võtan, ma pärast panen. Sul läheb meelest. Pane kohe, tee kohe. Järjest rohkem seda praktiseerin ja seda olen teinud. Ja teine asi on see, et hoia käe pärast siis endal sticky notes'e ja jäta endale siis nii-öelda sõnumid või midagi, et sul 100% meelest ei läheks ja hetkel ongi. Et raaditerminali kaupi, et siis ma tean kohe ja see paneb kõige nähtavamasse kohta ehk siis näiteks rooli peale. Et muidugi ta võib siit mulle ära tulla, aga vast püsib. Ja siis ma panen siia, siit ta ei lähe kindlasti. Ja siis ma tulen siia, hommikul midagi juhtub või on kiire, unustad ära, väga tüüpiline asi, hüppad rooli, vaatad. Ja, see ka. Et siis sa tead, et sul ei lähe meelest, et selline õhtutarkus. Aga see jah, et hiljem teen või pärast panen eriti hommikul, et kui öö jääb vahele, ma ei soovita. Ja ma arvan, et te teate isegi, et suht tihti on pidanud saama sellega vastu näppe nagu ise elus. Et jah, sellised tarkused, aga lähme koju ära ja homme tuleb raske päev. Aga ei ole hullu. Saab päeval lotot osta ja on alati lootus, et tuleb loto mill. Siin veel üks söödud õun. Jälle vanas eas Pandora kolmnurk või mis iganes see on, kus kõik lennukid kukuvad. Minu õunasüdamikud on ka seal. Jah, lähme koju. Kolmapäev ja veab siia püssikasse siis vaate. Ralli pärast läheb siia päris suur kogus. Üks vaat kaalub kuskil seal 35-37 kilo kaupa, 3 tükki peale ja siis sinna kaubaruumi, et selline logistika siin käib ja läheb päris palju kaupa, aga füüsiliselt see ei ole õnneks raske, sest siia saab käruga viia ja päris okei. Kuule, sa ei tohi siia parkida! Sorry! Ära pargi siia! Tšau, Raimar Transport! Davai, tšau! Praegu panen siin pilli Saku ette ja läheb täna jälle asi hiiliseks, sest kasupoiss käis külas, nagu nägite teda seal tee ääres korra terroriseerisin ja siis ta juba helistas päeval, kuna ta nägi mind Tartu liikluses, ajasime juttu, kurtsime ettevõtlusmuresid üksteisele ja siis ta tuli mulle külla, ma pakkusin talle purksi. Mul rääkimises purk nii kuiv, ma olen seda ennem ka ühes videos öelnud, et kui ma palju räägin, siis mul hakkab purk kuivama, siis ma köhin, aga igal juhul ja siis me veel helistasime uuesti üksteisele. Ta vist helistas mulle või ma mäleta. Siis rääkisime veel praegu siin ja igal juhul ja, väga palju sai räägitud ja
väga tore ja väga palju juttu saadki rääkida inimesega, kes teab enam-vähem, mida sa nagu läbi elad ja on samasuguste probleemide ees ja samasugused mured ja ambitsioon kasvada ja mässata ja nagu nii-öelda teha nagu asju ja olla nagu tegus ja mitte olla nagu selline keskpärane. Aga minu mõte on alati olnud natuke nagu teha midagi suuremat. Aga ei ole õnnestunud ja stardiplatvorm on olnud kehva ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ei, väga mõnus, väga palju sai räägitud ja endal ka kuidagi natuke nagu eluvaim rohkem sisse tulla. Ei tahtnud nagu masendavaks selle jutuga minna, aga igal juhul jah. Tahtsin lihtsalt veel siia õhtu lõpetuseks öelda, et täna neljapäeva õhtu ja et selline päevaseik oli, et sai siin kasuga palju räägitud ja koos oldud ja väga lõbus oli. Tšau kasule ka siit videost. Ja, igal juhul jah, aitab. Lähme teeme tööd, muidu ma tõesti lõpetan kell 2 öösel. Siin öösel veel kontoris, kell on 1 öösel, ei ole hullu. Paneme kiiresti ühe paki kokku ja saab juba homme ülehomme klient asja kätte. Korgid korralikult kinni keerama, et need ei lekiks ja ma kurat ei kile rullautosse sellele järgi minema. Need väljapesuvahendid saate siis ikkagi päris korralikult ära pakitud, et mul on siin 3 kihti, et 1 kiht, siis ma panen need kirjakiled on siin, need on head, paned üks ühele poole, teine teisele poole ja siis veel, et ma ei taha, et see mingil põhjusel peaks lekkima ja kahjustama seal neid erinevaid kaupu, et niimoodi saab ikkagi väga korralikult pakitud ja peaks siis lekkevabalt jõudma kliendini. Hommik on laupäev ja oleme praegu siin Valga Olerexis ja liigume siis Leedu suunas jälle. Lähme siis filmime siis, kui seal kohal oleme, mis me toome, aga lähme tooma erinevaid asju. Selline terve nädalavahetus oleme välismaal ja esimest korda üle mitme aasta ma vist magasin sisse, et me pidime tegelikult startima kell 4, 3.30 oli äratus pandud ja Urmo ja Reio oli ka meie juures nii-öelda ja ärkasime alles 5.30, seega see kokkulepitud kohta me pidime jõudma kell 11.15, 11.30 ja hetkel graafika järgi jõuab kuskil 1 aegu. Ma loodan, et kõik läheb plaanipäraselt ja sellepärast midagi katki ei jää. Kas magasid, Maksimaks. Filmi korra välja suuti. Tavai, pinge. Challenge accepted. Kuulake, kuidas ma olen raudselt kaas. Ei olnud kuulda ju. Meil nüüd terve aega Raini sõitu. Sa võid filmida nii palju kui tahad, aga õnneks olen mina see, kes lõpus otsustab palju ma sisse näen. Praegu olen siin haagiste müügis ja see on siis minu haagis. Ja praegu me peame vaatama, kuidas Bemmile konksu taha panna. Konks on seal. Ei oska seda konksu kunagi panna ja ära võtta. Kogu aeg mingi bardakk.
nii, jätsin tuled sisse, et vaadata neid leede, kuigi kaameras need leedid ei põle. Wow. Aga jaa, sai see haagis ära ostetud. Need rattad näevad nii naljakad välja. Need on nagu lihtsalt nagu, et teeme sellise suurema standardplatvormi ja paneme hästi väiksed rattad alla. See on veits naljakas, aga noh, ütleme, et kohe ei saa, aga kui see haagis saab arvele, siis Tartus saab nüüd rentida väga normaalset haagis. Kandevõimendal 2-1 midagit. Et ütleme nii, et noh, see 100 kilo X5 või mingid asjad peale panna 2-2, mis need Masterid on, kannatab ära küll, see on lihtsalt väike selline standard, aga see uus haagis tuleb Tartusse siis rentima. Et saab nüüd normaalset haagist rentida, et Tartus haagiste rendiga on suht kehvasti, et seal ei olegi ja sellepärast ma otsustasin ennem asu siin veel jolotada ja võtta see haagis ära, et kõige parem ajastus ei olnud, aga lihtsalt mul endal on vaja haagis, mul ei olnud kellegilt rentida ja Tartus ei ole sellist nagu maha käivat platega ei ole, et see on noh, tulevikus ma tahan kindlasti ka suurt võtta, kus mahuvad kaubikud peale, aga praegu siia Masterid asjad kõik maab peale ära, nii et alustuseks käib küll, vaatame, kuidas üldse inimesed haagist hoiavad, sest mul tuttav rendib haagist ja temal keerati see üle kuudi ja suht tihti oli kehvasti, nii et see on selline hea stardiplatvorm, millega alustada ja vaadata, kuidas üldse inimesed haagistest hoolivad. Aga nüüd Urmo, Kaunas või Vilnius? Saab vaadata, kus on rohkem autosi pakkuda. Et meil ei olegi praegu kuhugi tegelikult otseselt minna. Tuleb otsida vaadata. Me peame enne mingi asja vaatama, kuhu sõita. Okei, vaatame, mis siin saab. Nii, oleme siin mingis Riia küljel veel mingi 40 kilti eemal, vaatasime ühte X5 ja noh, nii ja naa, veits kõrge hind. Veits kõrge on ju. Ja ikka veits kõrge. Ja nüüd üritame hotelli leida ja Riia on tühi. Mitte midagi ei ole saada. Õnneks mingi käula saime 77 € 2 peale. Et lähme nüüd vaatame hotelli ära ja siis vaatame autosid ja siis lähme linna peale ja siis võib-olla lähme linna peale ja pärast vaatame autosid. Jah, päev on päris pikalt ja mul oli korra mõte nagu, et lähme Eestisse tagasi, tuleme homme tagasi, aga ei oldud nõus, saadeti põhi. Lähme sõitma või? Lähme. Olemegi siin Riia, no põhimõtteliselt Riias. Jah, ei ikka Riias. Riia nii-öelda siis nagu mitte kesklinnas, aga siin Riia külje all ja siin sellises noh, ütleme, et mitte nagu kõige siis düünsemas hotellis, aga siin ütleme niimoodi, et see, kui hakkasime vaatama, siis see šokk oli nii-öelda suur, et ikkagi need suvisel ajal või niimoodi on ikkagi see pole saada väga midagi ja suht kirves hinnaliselt siis. Et 70 € sellise toa eest 2 peale, pluss 7 € breakfast ehk siis 77 2 peale, pluss poistel on natuke suurem tuba, on suht sama. Aga õnneks on sisehoovis parkla, panime haagise sinna nurka Bemmi ette ja nüüd ma ei tea, kas me veel vaatame siin natuke läpakas Bemme ja siis linna peale või tahetakse kohe linna peale minna, et kõht on suht tühi, võib-olla võtab läpaka kaasa ja vaatab seal restoranis mingeid autosid. Saime siin kesklinnas ära käidud söömas ja praegu siis proovime siis need elektrirollerid ka ära, et praegu siit saame 2 tükki ja ei saa vist, see reservid teisele. Ühe vist saame ja teise saame kuskilt sealt poolt. Et vaatame, kui oleme need rollud kätte saanud siis. Ära veerista kaamerast või paika. You look so sexy. Yeah. You are a killer, man. Võtad või? Mari läheb ka tõuksi pea siia Urmole sappa, aga mina ei saanud sõita, sest
Minu äpp alles pendib, ma arvan, et mu juhiloal on veel mul minust liiga vana või noor pilt ja arvuti arvatavasti ei suutnud matchida neid omavahel ja läks nagu selle inimkontrolli, aga kedagi sellisel kellaajal ei ole tööl, seega ma võtan tõuksi ja lähen tõuksiga hotelli. Need oli puna. Jõudsime tagasi ja ma ei teagi, väsinud on, et võiks duši alla ära ja magama ära. Võtmed on siin, võtke välja. Ei, oota. Praegu on juba rämbid, aga nagu tõuseb. Vaju kallu või? Ma pean veel tulema. Jah, oot tagasi vaju. Gaasi. Ja nii, nagu näete, siis oleme pannud siis, teeme juba testi ära, et kuidas see haagis siis toimetab ja Maribem tuli peale. Nii et Maribemi ots on suht madal. Jah, kõige madalamaid autosid siia peale panna ei saa, aga selline keskmise kõrgusega autot saab siia peale ajada. Ja nüüd ongi, Urmole saime ka X5 ära ja haagis X5-le taha, Maribem haagise peale ja saame kohe kõik asjad ära testida. Ja nii ongi, nüüd lähme käime, proovime, muidugi ilm on kehva, aga lähme proovime Tarzan siis ronida ka, vaatame, kuidas selle ilmaga on. Muud ei olegi. Saan esimest korda maasturiga haagist vedada, ma pole kunagi maasturiga haagist vedanud. Saab olema huvitav. Nice. Ja sa saad kõige vahele? Ei, aga kas me läheme eri radadele siis on? Ei, see läheb kokku kunagi. Me saame kuskil vist kokku. Igal juhul oleme siin siis Tarzan siis ja tegutseme, et nunnud püksid jalas ja niimoodi me siin oleme. Võta ära emu. Tervet rada niimoodi GoPro't kaasas ei saa hoida, et üritan seda ise siin nautida. Kes tahab, siis tulgegi, et tehti ise. No hands. Sii. Ma tulin ilma käteta. Helna. See ei ole sulle, see mingi Benskar käib keppidega. Tule nüüd, teised ootavad see. Kahe pea, jah. Ei, see on reaalselt äge. Kopa! Sa vahed rõvedad vast seina, ma lendasin kuradi vastu seda rõvedi. Ma ei lenna kuhugi.
see on ikka nii hull. Nad seal teevad. Nad ongi läbi või? See on tehtud, siit kohe lähme 6-le. 6-s. Ei, muidugi on lebo. See ongi mõeldud titad. Tiita. Üks suur tita. Kas sa ära võtad seda? Jah, see tulebki sealt. Tuleb sitta? Jah, see. Urmol Reiol läheb aega. Urmol Reiol läheb aega. Nii, praegu olen siin keset seda asja. Ja siit on juba natukene alla minemist. Ja ma seisan praegu ilma kinni hoidmata. Ma üritangi seda ilma käteta teha. Seda ma üritan trossi, kus see karabin kinnitub. Ma üritan võimalikult vähe kinni hoida ja ikkagi ilma käteta asju teha, et kus ei ole nagu vaja käsi, aga see jah. Mine, Mari. Aga ma ei jõua. Jõuad. 3, 2, 1, ja! Nii, oleme siin 8. rajal ja Urmo Reio seal all paraku otsustasid, et siia nad enam enda kehakaaluga paraku ei jõua, et käed lasivad ära ja see post on ka päris hull tegelikult ronimiseks ja me Mariga lähme paugutame edasi. Väga tuus. Mulle sobib selline värk. Lihtne. Ka talle ma püüan kinni. Oota, räägi ka võits. Mulle ei meeldi see tegelikult ka. Räägi, mis sa tegema pead? Ma pean alla hüppama ja ma ei taha. Vaata, näitan ka. Nüüd ma tõesti kardan. Ma tean, sa kardad, aga sa julged seda. See viimane, see teeb viimane finiš. Miks mingit juhendit ei ole? Sest see on hüppamise. Siin all ei ole midagi ju. See tuleb nii kergel. Ei, see stoppe. Ta liitib sisse, sa oled siin juba aega. Jaa, aga ma hüppan vastu seda trossi ju. Ei hüppa. Sa oled siit alla. Ta ei tule su hüüi. Istu äkki. Kuuled või? Istu äkki sääre peale siis. Ei. Miks siin ei ole juhendit? Kuidas see asi käib? Ma ei tee seda. Ära hoia trossist sind aga kinni. See on peaaegu nagu fentsihüpe. Teil on hea seal all rääkida. Ei no saad aru, me lihtsalt siin oleme elame kaasa. Kui ka, ma viskan. Sa hüppad alla või? Ma ei tea. Pean ise sama asja läbi tegema. Reaalselt kardan. Ma tean. See tundub nii ebaloogiline. Päriselt, kurat. Vaata, mis sa tahtsid langevari hüppata ja... Seal kuidagi nagu lihtsalt nagu... Hüppad ka alguses tegelikult niisama. Keegi ütleb, et see langevari peab, aga siin ei ole praegu kedagi. Mingi oma loogika. No pane see külg ja hüppa alla. Ja pead, kus sa kinni pead hoidma, see on küsimus. Yeah, it's gonna be really slow. Really slow? Yeah. What? See ei ole slow. On vedel alla. Enda nöörist ainult kinni trossist ei tohi hoida. Selle millegi sa langid. Palju see hirmu väärt? See on ebaloogiline. Ma ei teagi, kuidas seda kutsuda, igastahes sellega me siin Mariga kruiisime rahulikult üles ja me oleme ju päris kõrgel sellega tegelikult. Võta kätt lihtsalt. Ja ära kriimustatud igalt poolt.
aga see jah, kus ma seal nii-öelda lõin vedelaks ja ei julgenud alla hüpata. Ma ei olnud kedagi näinud nagu sealt alla tulemas ja see väike nöörike seal, ja see alla ja seal need oksad ja see kõik kuidagi nagu oli, et ei, ma ei hüppa, ma ei usalda seda värki ja instruktor tuli ja ütles, et lihtsalt hüppa alla ja siis ma nagu sain nagu kinnituse, et nii see asi käib ja kui Urmo Reie ütlesid, aga ma ei usaldanud neid. Ma ei tea miks. Liiga hirmus oli. Ma ei tea, kas GoPro'sse siia see vaade jääb, aga see on päris lahe. Vaat see on juba vaade. Ära pidurda! Tule! Anna käsi! Teeme Olerexile jälle reklaami, oleme lõpuks siin Valgas kohal ja võtsime siin veel õhtu lõpuks kebaabi ja friikaid ja aitab küll, on olnud väga tore ja mõnus nädalavahetus. Aga ka samas väsitav, et üritame nüüd natukenegi patareisid laadida esmaspäevaks, mis ei õnnestu, aga vaat ei ole. Suured tänud, et te vaatasite, soovin teile suurt edu algavaks nädalaks ja tšau!